omamoodi fenomen. Labubu vallutab maailma, Hiina mänguasi tõusis globaalseks ekspordihitiks. Tundub rohkem olema selline ajutaseme test. The fuck on Labubu. Mingi mõttetu trend neile, kellel raha liiga palju ja muresid liiga vähe on. Seda sorti kraami ostavad inimesed, kelle suurim mure nende õnneks ongi Labubu ja ehk küünelakk, ka emelt saadud raha eest. As you know, lollidelt tulebki raha ära võtta. Need Labubud näevad välja nagu mingid goblinid ja nende eest küsitakse rohkem raha, kui mina üüri maksan. Selle tootemenu näitab, kui suur on inimestel vajadus millegi järgi, mis on armas ja oma, meenutab lapsepõlve muretut aega, või siis vastupidi, meenutab lapsepõlve, kus ihaldatud mänguasja ei saanud, aga nüüd täiskasvanuna võib ta endale lubada mis tahes mänguasja, kas või seda Labubut. Kellele armsad mänguasjad ei meeldi, see kohe üldse mitte ei pea endale seda soetama. Ja teisi narrida ei ole ilus. Kas see pole veel ikka selgeks saanud? Just nägin Delfis uudist ühest poolmustast homost, kellelt oli see pehme mänguasi varastatud. Poissnaine oli väga löödud igatahes. Nutis ja halas, nii et seda ostes tasub olla ettevaatlik, sest võimalik, et teistel meesnaistel võib tekkida kihk see sult ära võtta. Kas Yu-Gi-Oh polegi enam siis teemas?